Tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja kuulajatele ja uutele tulijatele. Täna ma teen sellise natuke teistsuguse ladumise või siis kaartidega vaatame energiat, nädala energiat, millele võiks siis tähelepanu pöörata ja vaatame seda kuupäevade järgi. Täpsemalt siis sünnikuupäevade järgi. Ehk natuke toome sisse siis sünnikuupäeva järgi, vaatame siis justkui, mis päeval sa sündinud oled sünnikuupäeva järgi. Vaatame seda numeroloogilise poole pealt ja siis toome sisse ka siis sellise ühe sõnumikaardi sellesse nädalasse. Tegemist on siis üldise kaardiladumisega selles suhtes, kõik, kes on sündinud 25., 26. ja 27. kuupäeval, siis see nõuanne kaart siin, nädala energia justkui, millele tähelepanu pöörata. Ja seda sa saadki vaadata siis nii, kas enda kohta, kas sina oled siis näiteks sündinud 25., kui oled sündinud, või siis kas su lähedased, partner, lapsed, mis iganes, et sa saad siit enda kohta väga palju teada, nii nõrkuseid kui tugevusi, kui ka siis seda soovitust ja nõuannet, millele sa siis tähelepanu võiksid siis pöörata. On soovituslik pöörata, et oma elu siis jällegi lihtsustada, mitte siis seda keerulisemaks ega raskemaks teha. Sest et me ei sündinud siia kaasas justkui seda õpetust või juhendit, et kuidas me siis oma elu elada võiks seda kõige kergemal või ilusamal või rõõmsamal moel või viisil. Et me peame jõudma sinna kõik ise. Ja selleks su hing on siia siis tulnud plaaniga kõik need justkui need kadalipud läbida, et jõuda iseenda nii-öelda selle hingeteeni ja lõpuks ka vaimuni. Sest et meil on siin see kolm keha justkui, et meis on justkui see 3 osa, aga inimesed on teadlikult ainult oma füüsilisest osast ehk siis sellest füüsilisest kehast ja mingil määral ka võib-olla sellest hingest ja võib-olla natuke ka vaimust, aga seda otseselt ei kogeta või siis ei teadvustata päriselt, et mis see tegelikult siis on, vaid läbi mõistuse justkui defineeritakse endale seda siis lahti või siis kuuldakse kuskilt või midagi sellist. Et on ju see vaimu osa, eks ju, vaim, mis on algallikas, kus me tuleme, on hing on sinu füüsilise kehaga väga seotud ja hing, kes on valinud siis siia maa peale kogema tulla seda, mida sa siis praegusel hetkel läbi käid. Kuigi ta on nagu justkui valitud, on ta siiski ikkagist ka valitud võib-olla natuke ebateadlikult või ta ei ole päris teadlik. Et need kokkulepped on siiski tehtud vabatahtlikult ja siia maa peale siis tuldud, et seda siis teekonda justkui läbi käia, et jõuda lähemale siis oma hingele, hingeteele ja iseenda vaimule. Aga siia sündides siis me oleme täielikult totaalselt unustanud iseenda hinge ja vaimu osa ja oleme samastunud selle dualistliku maailmaga siis siin. Ja see näibki nii tõeline ja realistlik, et mitte midagi muud ei ole olemas, kuniks sa ise saad seda nagu siis kogeda. Ja samas on ka selliseid inimesi, kes absoluutselt seda ei usu ja sellega ka ei ole mitte midagi valesti. Nii on ja las ta siis nii jääb, sest see on ka nende tee käia siin selliselt. Ja kas ta siis ärkab või ei ärka, see on tema teekond, et see pole nagu meie asi. Küll aga me saame läbi iseenda justkui äratada või meelde tuletada inimestele, kes nad siis tegelikult on, kui me ärkame ise. Ja inimene tunneb siis tegelikult oma kehaga selle tõe ära. Kas ta seda päriselt
reaalselt teadvustab või ei teadvusta, kas tal jõuab see kohale kohe või hiljem või aastate pärast või jumal teab millal. See on jällegi tema teekond ja see pole meie asi. Aga me saame oma siis energiaga justkui siis meelde tuletada ja äratada teisi inimesi. Aga kõik see, kui me vaatame neid näiteks täna vaatame läbi numeroloogia ehk siis 20 oma sünnikuupäeva järgi sinu iseloomu või kuidas sa siis oled ja mis on sinu need tundlikud pooled, kuidas need numbrid sind mõjutavad. Ja kui üleüldse vaadata läbi siis näiteks tähtkujude numeroloogia, human design'i või mis iganes veel, me saame vaadata enda iseloomujooni, oma nõrkusid, oma tugevusi, siis me oleme justkui selle energiaga siia maa peale sündinud. Ja nüüd, kui me teadvustame seda energiat, siis see ei pea tingimata samaks jääma, me saame alati seda muuta. Energeetiliselt me oleme energeetilised olevused, see tähendab seda, et me ei pea sellesse kinni jääma, sellesse identiteeti, mida ma omaks võtan, aga meil on need tunnusjooned tugevalt esindatud. Ja selle järgi me saamegi siis enda tugevusi näiteks enda heaks ära kasutada ja võimendada ja tugevdada veelgi ja oma nõrkuseid saame sellisel moel ära kasutada, et me saame teadlikuks, mis on meie nõrkused ja kasutada seda sellisel viisil ära, et me saame sellele keskenduda ja puhastada ennast sellest energiast. Et see ei saaks enam meie nõrkus sellisel määral olla, et ta mõjutab meie elu, sest nii kaua, kui ta on meie energeetilises süsteemis nii sellisena olemas, et me ei ole seda nagu justkui puhastanud või vabastanud endas või sellega nagu justkui tööd teinud, tähelepanu pööranud, vaid olemegi samastunud sellega, et ma olengi selline, minu nõrkus ongi see, siis sa kinnitad seda endas. Aga kui sa puhastad, suunad tähelepanu sellele, siis ei saa ta sinu elu enam sellisel määral mõjutada ehk läbi alateadvuse või teadvustamatu poole. Et need on ka jällegi kõik, need on justkui sulle teeviidad või võimalus ärgata veelgi iseendaks olemisse. Sest tegelikult sa ju oled kõigega üks, puhas vaim, sinu kehaga on tihedalt seotud sinu hing. Hing ei ole see, kes tahab päästa, ei ole ohver, ei ole päästja, ei ole agressor, mitte ükski neist. Vaid ta tuleb lihtsalt siia läbima seda teekonda, hingel on oma koostöö vaimuga siis, et saaks ärgata vaim olemisse. Et sa teadvustaksid ja käiksid oma hingeteed sedavõrd, et justkui sa ei pea ka sellest hingeteest justkui kinni võtma sõna-sõnalt, vaid nautima ja kogemagi kõike selliselt, nagu see on. Ja sellelt võtma tähenduse, et nii sa elad kõige täisväärtuslikumat elu, suunates fookuse ainult sellele, mida sa tahad oma reaalsuses näha. Ja see ei ole pea liiva alla peitmine, et sa ei näe seda ja teist ja kolmandat, ma keeldun seda nägemast, ma elan õhulossides või liivalossides või unistuste maailmas, nagu tihtipeale vanemad ütlevad oma lastele, et tule maa peale tagasi, 2 jalaga maa peale, kus sa siis uitad nüüd, et oleme nüüd realistid, eks ju. Et see ongi nagu meie viga, me oleme kõik realistid, me elame oma mõistusest, teadmata, et tegelikult loome me kogu oma maailma, oma reaalsust läbi oma oleku ja oma tunnete tasandi, oma emotsionaalse keha. Kõik, mis sinu kehasse on talletunud, seda sa saad kogeda ka väljapool ennast.
ja kõike, mida sa vaatad, kui sa vaatad ma ei tea, neid sõdasid kogu aeg, oled hirmul, nälga, kaost, loomi, keda nii-öelda piinatakse või pandakse puuri, kui sa vaatad mida iganes kuhu sinu pilk suundub ja sa selle peale ärritud, siis see on sinu päästik, millele sa võiksid tähelepanu pöörata ja selle endas vabastada. Et sa ei näeks enam seda kaost enda ümber, vaid hakkaksid looma reaalselt oma elu sellisena, nagu seda tegelikult näha tahad. Sest ükski inimene ei taha tegelikult näha seda kaost, mida ta näeb, mida ta jagab, neid sõdasid, neid konflikte, ärevaid perioode, piinatud loomi näiteks, halbu suhteid, mida iganes, kes parasjagu, kelle teadvuses, mis parasjagu asetseb, seda sina näed. Ja see ongi sealt vaja vabastada, et sa seda enam ei näeks ja see ei ole tõesti siis mitte reaalsuses elamine, vaid see on reaalsuse loomine, enda reaalsuse loomine ja ka kollektiivse sellise teadvuse muutmine. Ehk kui sina võtad fookuse ära näiteks, ma ei tea, millelt iganes, millel su fookus on, ka välistel asjadel sellistel, mis sind ärritavad, justkui ka liikluses on võib-olla ummikud justkui sinu jaoks jutumärkides, siis piltlikult öeldes siis nagu kaos, inimesed ei oska autosid juhtida, kogu aeg rikuvad eeskirju, liikluseeskirju või mis iganes, sa paned seda ainult ainuüksi tähele ja neid inimesi on veel palju. Ja kui sina võtad fookuse sealt justkui ära, võtab teine, kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes, kaheksas, üheksas, 10 inimene ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, siis me hakkame juba kollektiivset teadvust muutma sellega. Niikaua kui sinu fookus on mingisugusel negatiivsel asjal, niikaua sa toidad seda. Siis on teine inimene, kes toidab seda, siis on kolmas inimene, kes toidab seda, siis on neljas inimene, kes toidab seda ja te loote terve selle kollektiiviga sedasama reaalsust ja see saabki eksisteerida ainult teie jaoks. Teised, kes näevad võib-olla ilusamaid asju, naeru, rõkkamist, sihukest rõõmu, naudingut, mida iganes oma elus, siis nende reaalsuses on see nende reaalsus. Ehk siis nemad ei näe enda ümber seda, mida sina näiteks näed. Neil on teine reaalsus ja see ongi nende reaalsus ja need elavad seal. Aga see ei tähenda, et nad ei näe justkui, nad ei teadvusta või nad ei ole teadlikud võib-olla sellest, mida sina näed, aga nad ei lase sellel enda elu siis mõjutada. Sellepärast, et ükskõik kui julm see võib teile tunduda või mitte julm, siis me ei saa enda elu elamata jätta sellepärast, et kuskil seal teises maailma otsas on sõda. Või kuskil seal on need kanad puuris, eks ju, mis on ka hästi palju teemaks. Või sõidetakse üle konnade teedel, kui on konna paaritumise aeg ja liiguvad siis me ei saa ju sellepärast oma elu elamata jätta ja me ei saa ka kurvastada, me teadvustame seda, okei, selline asi on olemas ja see on reaalne justkui, aga me ei võta seda endasse sellisel määral, et me ei ela sellepärast oma elu õnnelikuna. Ja nii on, et ka on neid inimesi, kes toituvadki ainast draamast ja nad ei oskagi teisiti ja see on paratamatus jällegi. Aga need, kes päriselt tahavad oma elu muuta ja sellega, kui sina muudad oma elu, muudad ka sinu jälle tükike sellest kollektiivsest teadvusväljast. Ja nii ta nagu läheb lainena laiali. Tükike sealt, üks inimene seal, teine inimene seal, kolmas inimene seal. Sa inspireerid ja oma energiaga teisi ja sinu rõõm ja kohalolu ja elu energia sinus
inspireerib ka teisi ja väga paljud võivad sealt välja tulla, kus nad võib-olla on pikemat aega olnud ja nad ei taha võib-olla üks selline väikene sõnumike teisele inimesele justkui mitte õpetuse näol, vaid inspiratsiooniks või võib-olla keegi tuleb, küsib, et kuidas sa saad niimoodi, miks sa niimoodi, kuidas sa üldse selliseid asju tähele pane, kuidas sa üldse selliste asjade pärast ei muretse ja kui võib-olla see üks lause, üks sõna, see kõik inspireerib teda, sinu energia inspireerib teda ja see võib muuta juba tema elu. Et ta tahab ka elada õnnelikku, täisväärtuslikku, rõõmsat elu. Ja see on kõik, see inspiratsioon on justkui juba energia, mis muudab teist inimest. Et sellega sa võid siis, ja siis see lähebki nagu lainena laiali. Ja sellega sa muudad väga palju. Et nii ta on. Et aga alustame siit siis nende numbrite näol, ehk siis kõik, kes on 25. kuupäeval sündinud, alustame teist. Mul on üks kaart siis välja tõmmatud teie jaoks siia, ehk siis nädala sõnum või energia, millele tähelepanu pöörata, mis sõnumid siit tuleb. Ja samuti siis räägin teist kui kes on siis sündinud number 25 kuupäeval. Kõik, kes on sündinud number 25 kuupäeval, ehk siis tänasel päeval või järgmisel kuul või ülejärgmisel kuul, vahet ei ole, kõik 25. kuupäeval sündinud inimesed on sisemiselt tegelikult väga tundlikud, empaatilised, hea vaistuga inimeste suhtes, sellised diplomaatilised. Nendel on väga suur vajadus harmoonia järele. Ja sellised inimesed tunnevad sageli teiste emotsioone väga hästi. Ja just nimelt annab selle tundlikkuse välja see number 2 selles 25. Ja number 5, mis lisab sinna siis jälle oma mõju, on tegelikult natuke sellist, sinu sõhkub sellist vabaduse vajadust. Sa oled uudishimulik, seikluslik, kiire mõtleja. Ja armastad ka muutuseid tegelikkuses. Ja te ei talu väga hästi kontrolli ega rutiini. Ja samas, kui me nüüd liidame kokku need number 2 ja number 5, siis saame sealt 7 mõju sinu energiasse. 7 on numeroloogias siis väga analüütiline osapool. Temas on väga palju tarkust, ka vaimsust, sisekaemust. Temas on sellist vana hinge ja number 25 kuupäeval sündinud inimesed sageli ongi siis sellised väga sügavad mõtlejad. Nad on väga intuitiivsed, võib-olla natuke isegi salapärased. Nad vajavad kohati üksindust. Ja samuti nad on väga tähelepanelikud. Et siin ongi selline hästi, kohati väga hästi intelligentsed ja tähelepanelikud, tugeva sisetundega, sellise rahuliku välise olemusega, emotsionaalselt sügavad
ja inimesed, kes õpivad väga palju või loovad muutuseid väga palju läbi oma elukogemuste. Ja nad võivad tunduda võib-olla teistele natuke raskesti loetavad, võib-olla ka pisut reserveeritud ja võib-olla omas maailmas elavad. Aga tegelikult nad mõtlevad lihtsalt väga palju. Armastuses ei ava see inimene ennast väga kiiresti. Nad vajavad usaldust ja nad hindavad vaimset sidet rohkem kui pealiskaudsust. Ja samuti võivad nad olla väga lojaalsed. Nad ei talu valet ega manipulatsiooni eriti hästi. Varjukülgedeks võivad nendel inimestel olla mõnikord ülemõtlemine, eemaldumine inimestest, muutuda liiga skeptiliseks, peita oma tundeid ja olla sisemiselt rahutu. Kui me vaatame töövaldkonda või sellist annet, mis neile hästi sobiks, on pigem selline psühholoogia, uurimine, analüüs, kirjutamine, õpetamine, IT või tehnoloogia, sellised vaimsed praktikad ja loominguline töö. Ja paljudel 25. kuupäeva sündinutel on tugev intuitsioon ja hea inimeste lugemisoskus siis. Aga seda kõike, mida ma siin siis edasi annan, tähendab seda, et need head positiivsed jooned justkui või positiivsed pooled tulevad eriti hästi esile siis, kui inimene on tasakaalus. Ehk siis ei ole hirmude ega oma emotsioonide poolt mõjutatud. Ja number 25. kuupäeval sündinud inimesed ei õpi tavaliselt ainult siis teooriast, nad saavad oma suurimad õppetunnid või siis avardumised läbi suhete, ka kaotuste, muutuste, sisemiste kriiside ja elukogemuse, nii nagu ma alguselt vahepeal siin ütlesin. Ja hiljemalt siis võivad nad muutuda väga targaks ja hakata nõu andma teistele vanemas eas juba või siis küpsemas eas. Neil on väga tugev intuitsioon. Võib-olla selline kõhutunne. Neil võivad olla väga tähenduslikud unenäod. Nad tunnetavad siis inimeste energiat. Ja nad lihtsalt teavad. Neil on selline tunne. Ja paljud siis 25. kuupäeval sündinud inimesed tajuvad valet või siis seda võltsust väga kiiresti teiste inimeste puhul. Ja kui me vaatamegi numbrite näol seda, et 2 tahab lähedust, 5 tahab vabadust, 7 tahab üksindust ja rahu, seetõttu võivad nad olla mingil hetkel väga-väga sotsiaalsed inimesed ja teisel hetkel jälle täielikult eemaldunud inimestest. Sest et neil on tegelikult oma laadimisaega vaja ja juba, kui sa seda juba mõistad, et miks inimene vahest on väga sotsiaalne, väga suhtleb sinuga või siis ise mõtled, et vahest tahaks nii suhelda, et ma ei saa ise endast ka aru, vahest tahaks niimoodi suhelda ja teinekord ei taha üldse kedagi näha, siis see ongi see,
et sul on number 2, mis tahab tegelikult lähedust tunda. Sa tahad tegelikult lähedust, aga teisalt tahad ka vabadust. Ja nii kui sa hakkad tundma ennast kuidagimoodi teiste poolt lämmatatuna peale, et kuidagi kuskilt midagi keegi käib peale, siis võib toimuda kohe see eemale tõukumine. Ja sel juhul sa tahadki siis number 7-ga seda üksindust ja rahu, et ennast laadida. Või siis täpselt samamoodi, kui te teate inimest, kelle numbri kombinatsioonis on 2 ja 5, siis teate, või siis on ka sündinud 25 kuupäeval, siis teadke, et ta võibki olla väga sotsiaalne, väga suhtleja, väga lähedust armastav ja üks hetk ta lihtsalt kaob pildilt, sellepärast et tal on vaja eemalduda, et ennast laadida, et tunda ennast vabana, et teda ei kontrollita ja nii edasi. Et nad ei kannata tegelikult kontrolli. Nii kui nad tunnevad natukene kuskilt kontrolli või lämmatamist, kohe nad eemalduvad ja võib-olla nad ei oska isegi seda seletada iseendale, sest inimene ei tunnegi iseennast. Ja väga palju siis jah, läbi nende numbrite, läbi nende sodiaagimärkide, läbi nende human design'i saad sa mingisugust aimdust iseendast, et millise süsteemi järgi sa toimid ja läbi selle siis omakorda juba liikuda sellisest duaalsusest natuke rohkem väljapoole, ehk siis sa ei lase enam mõjutada ennast väljapool olevast sellest 3D-st, vaid sa hakkad ise looma sisemiselt oma elu. Ja numeroloogias peetakse 25 sageli numbriks, mis õpetab usaldama õpetab või siis tuleb tähelepanu pöörata, et hakata õppima usaldama iseennast. See inimene liigub väga palju läbi suurte muutuste. Ja nende elus toimub väga sageli mitu uut algust. Sageli ei lähe nende elu sirgjooneliselt, vaid lainetena. Ja tegelikult lainetena läheb ta niikuinii, sest et energia juba lainetab. Energia ei saa olla sirgjooneline, et A punktist B on kõik üks sama või siis niisugune rahulik kulgemine. Energia alati lainetab. Et kord on tal üleval, kord on tal all, kord on tal üleval, kord on tal ja niimoodi lainetades liigume läbi elu. Aga sest me olemegi energeetilised olevused, aga lihtsalt inimene jälle tõlgendab seda halb hea, võib-olla kuskil seal vahepeal keskel natuke neutraalne ja niisugune rahulikum periood, aga ikka halb hea. Tegelikult ei ole see halb hea, see ongi lainetus, madalam võnge, kõrgem võnge, madalam sagedus, kõrgem sagedus ja mida kõrgemale sa seda enda sagedust tõstad, seda kõrgemale sa sageduslikult ka liigud, aga seal kõrgemal ikka lainetad sa ja seal sa tunnetad võib-olla vähem juba seda madalamat energiat ja kui oled siis rõõmu ja kerguse energias rohkem, siis tunnetad rohkem seda rõõmu ja kergust, et nii sa liigud ülespoole energeetiliselt ja aga ikkagist lainetades, mitte siis sirgjooneliselt. Ja number 25, siis nad võivad teha ootamatuid kannapöördeid oma elus. Vahepeal siis täielikult muuta oma töö või suund üldse oma elus. Armastuses armuvad pigem siis mõistuse ja hinge kaudu, otsivad rohkem sügavust, võivad olla väga valivad. Kui nad haiget saavad, siis nad sulguvad väga pikaks ajaks ja nad ei ava ennast niisama lihtsalt.
ja nad vajavad siis justkui sellist partnerit rohkem enda kõrvale, kes ei kontrolli, austab nende ruumi ja suudab ausalt suhelda. Ja varjatud selline potentsiaal, mis nende sees on tegelikult olemas, aga kas nad ka seda rakendavad või märkavad endas, ongi selline psühholoogilise taiplikkuse pool, spirituaalsus, selline spirituaalsus võib seal tulla esile. Temas on selline tervendav energia või siis selline avardav energia teisi inimesi, nagu justkui teised inimesed tunnevad tema seltsis ennast hästi, seda jällegi siis, kui inimene on ise tasakaalus endaga, joonduses. Ja tal on selline kirjutamis- või õpetamisanne justkui. Ja nad võivad tunda end selliselt, nagu nad ei sobiks päris sellisesse tavapärasesse massi. Tema õppetunniks või tema tähelepanekuks võib-olla siin elus ongi see, et ta peaks teadvustama või õppima, usaldama oma sisemist tarkust rohkem kui teiste arvamust. Ja vaatamegi siis selle inimese nõuandekaarti, et mis siit siis tuleb, on kohtumõistmiskaart sellesse nädalasse, sinu nädala energiasõnum sulle siia. Ja täpselt samamoodi neid sõnumeid võid vaadata iga kell, see on ajatu ladumine, lihtsalt ta on justkui mingil määral personaalne selles suhtes, et kuupäev kattub, aga täpselt samamoodi jällegi 25. kuupäeva inimesi on palju ja nad on siiski erinevad, kõik mingisugused väikesed nüansid, aspektid mõjutavad neid, tähtkujud, jällegi mingisugused teised numbrid siin, aga nendes on see energia olemas. Et kõigil on jälle see pisut individuaalne, aga siiski väga palju klappiv, mida sa siis endas näed. Et mida see nädal sulle ütleb siis või see energia, mida selle nädala jooksul siis märkad või tajud või kui kannad endas, ongi see, et kui sa juba oled loomult sügav ja intuitiivne, siis kohtumõistmise kaart toob nüüd veel rohkem seda sügavust ja intuitiivsust siia, et siin toimub mingisugune ärkamine, võib toimuda mingisugune selginemisperiood, tõe pinnale tulek, näiteks uuesti sünd, nagu see kaart siin näiteks väljendab, et sa oled nagu, hakkad uuesti sündima, justkui uuesti sünd toimub sinust. Tuleb mingisugune tõde pinnale. Või siis mingisuguste oluliste otsuste aeg on justkui. Ja see nädal võib panna sind ka täiesti minevikule tagasi vaatama, midagi lõpetama, kellelgi andestama või siis lõpuks ausalt tunnistama iseendale midagi, mida sa päriselt tahad, mis sulle ei sobi enam, mis tunded sinus on, et täpselt samamoodi midagi mingisugune lõpetamine ja kellelegi andestamine ja minevikule tagasi vaatamine on oluline teha seda sellise energiaga, mis on vabastav energia, andestav energia. Et sa lõpetad selle energia enda kandmise, lahti laskmise. Tunnistad endale ausalt mingisuguseid aspekte endast, näiteks mingisuguseid iseloomuomadusi, mingisuguseid vigu. Jah, ma olengi selline olnud. Jah, ma tegingi seda. Jah, ma võtan omaks. Jah, ma tunnen seda ja nii edasi, nii edasi. Et ära ignoreeri oma sisetunnet, ära ignoreeri oma tundeid. Sest et kui mingisugune tunne kordub sinu sees, siis see päris kindlasti ei ole juhus, vaid see on sinu energeetiline laeng sinu sees, mida sa hoiad ise kinni.
siis on vaja sul lihtsalt kuulata seda, mis sinu sees toimub, mida sa tunned, mida su hing on juba ammu teadnud, aga sina oma meele ja mõistuse ja selle kogu süsteemiga lihtsalt surud alla ja ei taha seda nagu endale tunnistada. Kuula iseennast ja võta vastu. Täpselt samamoodi võib selle kaardiga tulla esile mingisugused vanad teemad tulla, vanad teemad võivad esile tulla, tagasi tulla, vanad inimesed minevikust, lõpetamata vestlused, lõpetamata suhted, pooleli jäänud midagi, vana emotsioon täpselt samamoodi. Otsused, mida sa oled edasi lükanud, ei ole tahtnud teha, mingisugused otsused tulevad jälle taas sinu juurde, seepärast et seal on mingisugune emotsionaalne laeng, mis tekib sellest olukorrast jälle. Täpselt samamoodi vanad emotsioonid kerkivad pinnale, lõpetamata vestlused, lõpetamata suhted, pooleli jäänud midagi, mis toovad jällegi taaskord üles sinus mingisugused vanad tunded, mis vajavad siis tundmist. Need võivad tulla selle nädala jooksul kõik ülesse, uuesti pinnale, kerkida esile. Inimesed võivad tulla minevikust tagasi, mis toovad jälle mingisugused vanad emotsioonid esile, mis on kogu aeg sinu sees olnud, aga lihtsalt uinuvas olekus nüüd jälle nagu justkui päästik tuleb sinu ellu ja seda mitte sellepärast, et ta kogu aeg tahab sind kuidagi kiusata või miks minuga just niimoodi juhtub, vaid sellepärast, et sina oled niimoodi ise üles loodud või kujundatud, loodud, sinu süsteem on selline, et kõik, mis sinu sees on, kõik valu, kõik frustratsioon, kõik, mida sa endas kinni hoiad, seda sa alateadlikult siis justkui vaatad oma teadvustamata silmaga ja seda sa siis lood oma reaalsusesse, et ta tulekski sellisel kujul, mis iganes kujul, kõige paremal viisil sind nagu justkui trigerdab ja selle tunde jälle taas esile toob, et sa saaksid seda märgata ja vabastada. Ehk siis see nädala energia on justkui vabastamise energia, kõik minevikust, mingisugused inimesed, sündmused, lõpetamata asjad, vanad emotsioonid, edasi lükatud otsused või mida iganes tulevad pinnale, kõik, mis on sinu emotsionaalse seisundiga seotud, tulevad siis pinnale, võivad siis tulla pinnale, millele sa peaksid siis otsa vaatama. Et see tahab nagu justkui seda vabastamist saada, mitte sellest põgenemist, mitte sellest peitumist, mitte pea liiva alla panemist, mitte teise põse ette keeramist või mis iganes. Ja ära mõista ennast ka liiga karmilt hukka. Et kohtumõistmiskaart ei tähenda, et sa peaksid ennast hukka mõistma, ei enda üle kohut pidama, ei teiste üle kohut pidama, ei endale hinnanguid andma ega ka teistele hinnanguid andma. Vaid ja mitte ka üle analüüsima, ennast süüdistama ja neid vanu asju kõik peas uuesti ja uuesti läbi mängima ja elama ja hakkama jälle neid analüüsima hirmsasti. Vaid just nimelt see tulebki kõik esile ja sa võtad selle vastu armastusega, tundega ja tunned seda, et see saaks nüüd minna, et see saaks nüüd lahtuda. Sest niikaua, kuni sa hoiad seda all enda sees ja surud selle taaskord alla, siis ta tuleb mingi hetk uuesti, jälle tulevad need uued vanad teemad üles, jälle tuleb see inimene, jälle mul tuleb see kõik meelde, jälle see ütles seda, issand jumal, mul tuli selline asi meelde. Oi, nüüd tuli see emotsioon, vana mõte tuli meelde, issand, nüüd mul tuli see meelde. Need on kõik sinu sees peidus olevad emotsioonid, uinuvad emotsioonid, mis läbi siis välismaailma tulevad taaskord sulle esile, et sa ise märkaksid neid, et sa võtaks need vastu, et sa armastaksid neid, et sa näeksid neid, et sa tunneksid neid, et sa laseksid neil minna, mitte ei suru jälle tagasi alla. Täpselt samamoodi, kui suhetes on midagi rääkimata, siis võivad mingisugused asjad pinnale tulla. Ausad vestlused, väga vajalikud, kõik iseendaga eelkõige aus ja siis tuleb ausus ka teistega.
kui isegi kui sa ise endaga aus oled, siis võib tekkida tunne, et sa ei suuda teisega aus olla, siis jälle vaatad endale otsa, mis seal kaalul on, mida sa kardad tema suhtes, kas sa kardad tema hinnangut, kas sa kardad tema mahajätmist, et tema jätab sind justkui maha või mida iganes. Et need ausad vestlused on üliolulised, ausus iseenda vastu eelkõige, siis sealt tekib kõik ka välisega, see kontakt. Täpselt samamoodi, kui oled näiteks vallaline, võid väga järsku aru saada võib-olla mingitest asjadest, keda või mida sa ei taha või mis on sinule ja mis ei ole sinule ja mis suhtetüübid näiteks resoneeruvad sinuga ja mis ei resoneeru sinuga, tekivad sellised selged arusaamad ja taipamised, aga seal peab olema ka jälle, ei tohi klammerduda, ei tohi vastupanus olla. Alati, kui sa oled klammerdumises või vastupanus, siis sa hakkad seda enda reaalsusesse looma koos oma emotsionaalsete laengutega. Ja kindlasti, kui sa mingisuguseid otsuseid teed, siis ära tee neid otsuseid hirmu põhjal. Ja siin on oluline teadvustada, et see vana versioon sinust hakkab nüüd läbi saama. Ja siin toimub rohkem selline avardumishetk või avardumine. Isegi kui algul on keeruline, isegi kui algul on raske, emotsionaalne, siis siin toimub see muutus. Vana maha selja taha jätmine ja uue elu algus. Ehk siis nagu siin toimub see uuesti sünd, nagu selle naisest tuleb see välja, see justkui rohkem sirutad käsi laiali ja naudid rohkem oma elu ja teadvustad rohkem oma elu ja kuidas elada ja minna edasi. Et põhimõtteliselt siis mingisugused asjad tahavad siin uuesti sündida, vanad asjad maha jääda ja kõik see, mis ma siin siis rääkisin teile, et sellele pöörata tähelepanu ja siis ka vastu võtta, et see energia on sinu praegusel hetkel aktiivne ja kõik tahab langeda ehk siis puhastuda ja uus tahab sündida, et tähelepanu pöörata siis kõigele sellele, mida ma siis siin mainisin ja mitte lasta siis endal nendel emotsioonidel enda üle siis jälle taaskord valitseda, vaid vist võtta need emotsioonid vastu. Kõik ilusti ja kenasti. Aga minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises ladumises. Nii, ja nüüd liigume edasi number 26 juurde. Kõik, kes on sündinud siis numbril 26, numeroloogias siis 26. kuupäeval sündinud inimesed on ka täpselt samamoodi number 2, esimene, eks ju, näitab sinu tundlikkust ja suhteid. 6 näitab vastutust, armastust, perehoolivust ja kokku saame sellise numbri nagu number 8 energia. Ja see toob esile sinus sellise ambitsioonikuse ja sellise ambitsioonikuse ja teeb sind väga sageli selliseks hästi tugevaks ja ambitsioonikaks ja need inimesed on väga võimekad. Ja 26 inimese põhiomadused on tihti väga sellised praktilised. Ta on praktiline, ta on kaitsev, ta on vastutustundlik, tugev sisemiselt, tööka loomuga
hea organiseerimisvõimega, aga samas emotsionaalselt palju tundlikum, kui välja näitab või välja paistab. Ja see number 8 mõju sinu energiale on selline, et sa oled tegelikult väga võimekas juhtima. Ja siin on sellist rahateemade tugevust, sellist autoriteetsust. Sul on võime suuri asju üles ehitada. Ja 26 inimesed ei ela tavaliselt väikest elu. Neil on tihti väga suured eesmärgid, tugevad elumuutused, vastutus teiste ees, aga jällegi pange tähele, et see on kõik siis, kui inimene on joonduvuses endaga. Aga siin tulevad ka esile väikesed sellised nagu takistuskivid või proovilepanekukivid või ka sellised, millesse nad väga kinni jäävad, et näiteks vastutus teiste eest. Et kui inimene võtab vastutuse teiste eest, siis ta võtab teiste vastutuse enda õlgadele, mis tähendab, et tema elu on sedavõrd raskem ja keerulisem. Tegelikult ei ole oluline vastutada teiste eest, vaid oluline vastutada iseenda eest ja kõigile anda nende vastutus nende kätesse. Et täpselt samamoodi suhetes ja armastuses 26 inimesed võtavad armastust tõsisemalt, tahavad turvalisust, hoolitsevad jällegi teiste eest väga palju, võivad olla väga lojaalsed. Aga probleem on selles, et nad kipuvad liiga palju kandma teiste koormaid. Kontrollima samamoodi, kõike enda õlgadele võtma. Ja siin ongi oluline tähelepanek nendele number 26-le, et nad ei peaks kõiki päästma. Et nad õpiksid mitte kõiki päästma, et nad õpiksid mitte enda õlule kõike võtma ja teiste eest vastutuse võtmise, enda õlule võtmist, jah. Et see on päästmine, et see on teise inimese käest äravõtmine, tema enda elu eest vastutamine. Raha ja töös ka, täpselt siis tema tugevamad küljed on ettevõtlus, juhtimine, võib-olla kinnisvara, finantsid, projektide ülesehitamine, neil on oskus näha suuremat pilti, ehitada stabiilsust, ka teha selliseid pikaajalisi otsuseid. Ja see raha tuleb neile päris tihti läbi raske töö ja elukogemuse. Emotsionaalne pool on number 26-tel on natukene teistsugusem, kui välja võib-olla paistab. Et kui väliselt tugevad tunduvad 26, siis võivad nad sisemiselt tegelikult palju muretseda, peita oma haavatavust, karta läbikukkumist, tunda survet, pean hakkama saama. Ja neil on võib-olla ka vahest väga raske abi küsida. Et siin puhul jälgigi neid emotsionaalseid pooli või neid negatiivseid külgi jällegi. Et kui sa oled siia sündinud justkui sellise isikuomadusega, siis see ei pea sinu isikuomaduseks jääma, kui sa seda ei tee jäädavalt oma isikuomaduseks, vaid sul on võimalik see päris kenasti ilusti vabastada sellisel moel, et sa paned tähele, kus sa oled rohkem muretseja. Kui sa millegi pärast muretsid, võtad maha, istud, aeglustud ja vabastad oma mure ära. Kui sa oled haavatav mingi suhtes, sa ei pea seda mööda ilma kellegile rääkima minema ega ka usaldusisikut kedagi võtma endale.
see on endast välja rääkimine ja ajutise leevenduse otsimine. aga see, kui sa tunned seda haavatavust enda sees, ei pea sa seda selliselt peitma, et jah, sa ei pea seda kõigile rääkima ja kui ei taha, vaid sa lähedki, võtad jälle samamoodi, aeglustud, võtad aega enda jaoks, oled selle haavatavusega, mis sind häirib, mis sind takistab millegi suhtes. Et siis sa tunned seda tunnet jällegi. Kui sa kardad läbikukkumist, täpselt samamoodi jälle kasutad seda enda heaks ära, istud maha, aeglustud, kui see tunne on täiesti olemas sinu kehas tuntav, siis sa tunned selle tunde läbi. Iga kord, kui sa tunned läbikukkumist millegi ees, kas perel ülalpidamise eest, kas tööl läbikukkumise eest või mis iganes, suhtel läbikukkumise eest, mida iganes, mis parasjagu sinu hirmuks tuleb, siis jälle täpselt samamoodi tunned selle tunde läbi. See pean hakkama saama on ka täpselt samamoodi programm. Ma pean hakkama saama, sa pead hakkama saama, aga seal on sellist raskusenergiat, et sa ei pea hakkama saama, vaid kui mida kergema elusuunas sa liigud selles suhtes, et mida rohkem sa enda emotsioone vabastad ja kergemini elama hakkad, rõõmus, kerguses, vabaduses, helguses, siis hakkavad asjad ise sujuma sinu kasuks. Asjad hakkavad voolama. Mitte, et ma pean hakkama saama. Et see programm teadvustada endale. Kahekümne 26 peamised nagu sellised tähelepanekud võib-olla elus võiksid olla need, et leida tasakaal töö ja südame vahel. Samuti kontrollist lahti laskmine, õppida usaldama iseennast, elu ja kõike. Ja mitte mõõta oma väärtust ainult saavutuste järgi. Varjuküljed võivad olla number 26 siis, kui siis nii-öelda energia läheb tasakaalust välja, siis ta võib muutuda liiga kontrollivaks, külmaks, tööle orienteerutuks, emotsionaalselt kinniseks, kangekaelseks. Mõni 26 inimene ehitab enda ümber siis sellise soomuse või sellise müüri, kus ta ei lase mitte kedagi läbi siis. Ja paljud 26. sündinud inimesed läbivad elu jooksul siis väga palju suuri transformatsioone. Ja väga palju siis muutuvad ka vanusega pehmemaks ja siis targemaks. Teised inimesed tunnevad nende juures ennast võib-olla tugevalt, et 26 inimesed mõjutavad sageli teisi inimesi ja nad tunduvad teistele inimestele võib-olla usaldusväärsemad, tugevad, kellegile nagu, kelle peale saab loota. Aga väga vähesed näevad, kui palju nad tegelikult siis sisemiselt kannavad. Ja seda sisemist koormat, mida nad enda sees kannavad, siis võikski hakata vähendama. Kui me vaatame natuke seda armastuse aspekti siin 26. kuupäeval sündinud inimestel, siis 26 inimesed armastavad sügavalt, aga nad ei näita seda alati kohe välja. Nende armastuse energia koosnebki siis sellest, et nendel on see 2 ehk emotsionaalne side ja lähedus peab olema seal.
number 6 hoolitsus, pere ja lojaalsus ja number 8 tugevus, kontroll, kirg ja sellised ka karmalised suhted või sidemed või et mis tekib, karmaline suhe on ikkagist see, mis toob väga palju esile tema enda, seda inimeste sõnutsi või inimeste keeles, siis karmaline side on ikkagist see, mis tegelikult ei tasu seda karmat siia üldse tuua. Aga võivad hästi palju tundeid esile tuua. Aga nad tahavad väga päris suhet tunda ja kogeda. Nad ei otsi tavaliselt sellist pealiskaudset suhetega mänge, vaid võtavad siis seda armastust väga tõsiselt. Jällegi, kui inimene on tasakaalus, aga joondumusest väljas olev inimene võib siis jälle mingit muud moodi klammerduda või võib tekkida seal mingisugused sõltuvused või mis iganes. Ja kui on siis tegu armastusega, siis või sellise hoolivusega, seepärast et armastus, kuidas me seda armastust defineerime jällegi, tegelikult inimlikul tasandil armastust ei eksisteeri nii väga, sellepärast et pigem on seal siis nagu need magnetilised tõmbed ja triggerid ja sõltuvused ja sellised, et armastus kui armastust tegelikult puhtal kujul vaadates, siis ta on ikkagist armastus, on lihtsalt armastus iseenda ja kõige elava vastu. Ja see tähendab seda ka, me armastame siis ka seda partnerit, kui ta isegi meiega ei soovi olla. Aga tihti, mis on väga palju ego meeletasandit seal vahel ja duaalses maailmas ei ole nii väga seda armastust, vaid seal on ikkagist sõltuvused ja muud sellist teemat seal, aga sellel me siin pikalt ei peatu. Aga kui ta nagu hoolib sinust nagu sellisel kujul, siis ta ikkagist kaitseb sind, toetab sind praktiliselt pigem, aitab lahendusi leida, tahab ehitada tulevikku. Ja nad näitavadki see armastust sageli tegude, mitte ainult sõnade kaudu, et ta tahab teha, tahab anda, tahab tegutseda, tahab hoolitseda. Ehk siis hoolitsemine, vastutuse võtmine jällegi, ta võtab vastutuse justkui sinu õlgadelt ära, võtab enda õlgadele, millega ta suurendab oma koormust. Püüab luua sellist turvatunnet siis sellesse suhtesse, perekonda või mis iganes. Ja võib teha ka asju sinu eest ära. Ja suurim vajadus tema selles suhtes ongi 26 inimestel lojaalsus, usaldus, stabiilsus, austus. Kui usaldus puruneb, on neil väga raske uuesti täielikult avaneda. Varjatud pool armastuses võib olla see, et kuigi nad tunduvad tugevad, siis tegelikult nad kardavad sageli haiget saada, reedetud saada, kontrolli kaotada, mitte olla piisavad. Et siin juba sa näed ära, näiteks kui sina oled, ma võtan selle küünla üldse siit ära, ma ei hakka siia uut panema praegusel hetkel. Et kui sina tunned ennast ära, et sul on nagu mingisugune kontrollivajadus või mitte olla piisav, et sa kardad olla mitte piisav, et keegi ei vaja sind, siis sa juba tunned siit ära oma need varjuküljed, millega võiks siis jälle taaskord tegeleda. Või siis, kui sa tunned kedagi, kes on sündinud 26. kuupäeval, et kui ta näiteks hakkab hoiduma emotsionaalselt eemale, ehk siis võib-olla ka muutub selliseks kontrollivaks ja hakkab testima partnerit,
ehk hakkab testima partneri lojaalsust, võib-olla sa ise oled märganud iseendas, võib-olla sa näed kedagi, kes teeb seda, siis ta on kindlasti tasakaalust väljas ja ta tunneb ennast võib-olla ebapiisavana, ta on haiget saanud, ta tunneb võib-olla ennast reedetuna või tal ei ole piisavalt kontrolli, et ta kardab siis kontrolli kaotada. Et nendele tuleks siis tähelepanu pöörata. Aga kui on tegu väljapool sind oleva inimesega, siis päris kindlasti seal ei tasu õpetama minna, sellepärast et kui seal midagi siis tema justkui trigerdab sinus, siis tegelikult sinu enda sees on see juba olemas. Või siis sa tunned ära läbi selle kirjelduse iseennast, et oi, et mina olen tõesti selline ja tõesti mul on sellised mingisugused teatud jooned, siis sa saad pöörata sellele tähelepanu ja sellega endast tegeleda. Sissepoole alati, sissepoole keerata oma tähelepanu, fookus. 26 energia tõmbab tihti ligi endale selliseid hästi tugevaid suhteid, intensiivseid suhteid, mis õpetavad suuri muutuseid elus läbi viima. Aga kui te ei saa sellest jällegist aru, siis jälle võib seal tekkida mingisugused lahkhelid, arusaamatused. Inimene ei pöördu ikkagist enda sisse, vaid vaatab siis väljapoole. Ja nende elus võib olla väga olulisel kohal üks armastus, üks inimene võib-olla, või üks suhe, mis muudab neid täielikult nende elus. Võib olla periood, kus nad ka õpivad nagu ennast rohkem väärtustama. Kui 26 inimene haiget saab, siis ta võib täielikult sulguda, keskenduda tööle, teeselda, et ei hooli, muutuda emotsionaalselt külmaks. Ja nad võivad enda sees väga-väga kaua valu kanda. Ja see valu, mida nad siis kannavad, tuleks tegelikult vabastada, sest see ei ole tegelikult seotud ei ühegi partnerlusega, ei ühegi inimesega, ei ühegi situatsiooniga, vaid see on midagi vana, mis tuli läbi selle kogemuse, mida ta praegusel hetkel tunneb. Või siis praegusel hetkel sina justkui tunned seda valu justkui teise inimesega seoses või suhtega seoses või tööl mingisugune situatsioon, tunned mingisugust valu, siis ei ole see konkreetne situatsioon selle olukorraga seotud, vaid see on vana valu, mis tuleb läbi selle lihtsalt uuesti esile. Et seda peab teadvustama ja sellega tuleb siis tegeleda. Kui me vaatame, et milline partner siis inimlikul tasandil kõige paremal viisil neile sobiks, siis mis ei pea paika ka sellisel viisil, et kui on näiteks, ma toon siin näite, et kui on tegu, ma ei tea, väga emotsionaalse inimesega ja siis väga tulise inimesega, et siis nad omavahel ei klopi, see ei pea paika, kõik sõltub iseloomust, kõike sõltub sellest, kui teadlik inimene iseendast on. Jah, kui me vaatame pealispindselt näiteks tähtkujude järgi, kui palju räägitakse, et see tähtkuju ei sobi selle tähtkujuga, siis võib-olla tõesti, jah, ei sobi võib-olla. Aga kui sa oled piisavalt teadlik, kes sa tegelikult oled, seepärast, et sa ei ole ainult see tähtkuju ega see inimene, vaid sinus on need omadused, aga sa saad integreerida need omadused ja inimesed võivad omavahel vägagi klappida ka erinevate tähtkujudega, näiteks tuli, vesi või vesi, õhk näiteks, mida iganes. Just need vastandlikud tähemärgid võib-olla, mis ei sobi, võivad ka väga ideaalselt sobida, kui sa oled teadlik endast, kes sa tegelikult oled ja kuidas integreerida igasugused valukehad endast ja emotsionaalsed laengud oma kehast, et sellepärast, et nendega me ju siia sündisime justkui, see on nagu meie pagas, mida me siis selle eluaja jooksul omandame ja omaks oleme võtnud, aga nüüd on vaja siis sellest lahti lasta, õppida ära uuesti, kuidas emotsioone lasta endast läbi, mitte neid endast kinni hoida. Ja
aga inimlikul tasandil või siis ka mitteinimlikul tasandil vahet ei ole. Milline partner siis 26. kuutele kõige paremini võib-olla istub, ongi see, et ei mängi mänge, on aus, annab turvatunnet, austab nende pingutusi ja oskab sellist pehmust tuua nende tugevuse kõrvale, et oleks selline pehme ja armastav. Et 26 inimesed vajavad kedagi, kellega ta ei pea kogu aeg tugev olema. Et ta saab nagu lõdvestuda, et ta saab nagu pehmeneda. Ja nende armastuse tugevus ongi see, et tegelikult nad jäävad väga kauaks suhtesse püsima. Ja nad võitlevad suhte eest. Nad tahavad koos tulevikku ehitada, hoolib väga sügavalt. Ja ta vajab nagu justkui seda tunnet, et me oleme meeskond või me oleme see nagu justkui teeme koostööd. Et aga kui me vaatame seda numeroloogiat niimoodi, et mis on selle 26 inimese õppetund või justkui mida ta peaks endale selle elu jooksul selgeks tegema, on see, et armastus ei pea olema kontroll. Et haavatavus ei ole nõrkus. Et kõik ei pea üksinda kandma. Et see koormus, mida ta endas kannab, on ikka tohutu, mida ta võtab oma õlgadele. Ja jõuamegi siis nii-öelda selle nädalakaardini või siis selle sõnumini, millele siis tähelepanu pöörata, milleks siis tuli sulle nädala sõnumikaart või energiakaart müntide 9. Müntide 9 energia näitab on eneseväärtustamist, näitab siis iseseisvust, näitab saavutusi, sisemist rahust räägib. Ja ka sellest, mida sa oled juba üles ehitanud. Et kui me vaatame sinu energiat number 26, energiat numeroloogiliselt, siis see raha või see nagu sõltumatusele lood sa läbi justkui selle pingutuse. Aga sul on see küllusenergia täiesti olemas sinu numbrites, sinu sünnikuupäevas. Et seega sinu energias ilmselt on juba seda sõltumatust mingil määral ja sa oled võimeline siis ka rahaliselt ennast üleval pidama või raha looma. Ja võib-olla sa iseendale võib-olla seda ka ei tunnista nii väga, et sa oled rohkem võib-olla saavutanud, kui sa iseendale seda tunnistad. Et pane tähele, mida sa oled juba loonud. Ja millele võiks siis sellel nädalal nagu justkui tähelepanu pöörata, on see, et ära alahinda iseennast, ära alahinda oma väärtust. Pane tähele, kui palju sa tegelikult annad, kui tugev sa oled, kui palju sa oled kandnud. Sest et 26 inimesed kipuvad keskenduma sellele, mis veel tegemata, kui palju veel peab pingutama. Mitte märkama siis seda saavutust, mida sa oled juba saavutanud. Et võib-olla peatuda korraks ja tunnetada, et mida sa oled juba saavutanud, mida sa tunned endas või kuhu sa püüad veel pürgida. Ja samuti õpi ka vastu võtma võib-olla, mitte ainult andma. Sellepärast, et kuna sa oled suur hoolitseja,
hoolitsed palju teiste eest ja võtad teiste eest vastutust ka enda õlgade peale, ehk siis kannad teiste vastutust, siis sa unustad kindlasti ka iseenda vajadused. Et õpi vastu võtma, mitte ainult andma, õpi sina ise ka vastu võtma. Pane tähele, kes pakub, võta vastu, võta avatult vastu. Millised on sinu vajadused, mida sina tahad, mida sina soovid? Et ära unusta iseennast, ära unusta iseenda vajadusi. Ole selles mõttes isekas, sest et see isekus on täiesti eluterve ja kõigepealt täidame iseenda karika ja alles siis läheme teisi aitama. Ja aidata tegelikult pole üldse vaja, aga kui sa tahad oma hingest ja vabast tahtest aidata teisi, siis see ka ei ole keelatud, aga see peab tulema puhtast kohast. Ja mitte ainult sellest energiast, et ma päästan kedagi, vaid ma tahan anda, ma tahan toetada, ma tahan seda teha. Lihtsalt selleks, et anda või toetada või teha. Aga tee seda sellest kohast, kus sa ise oled täidetud juba. Ja siin võib sellel nädalal toimuda võib-olla sellist rahalist sissetulekut või küllust tulla sinuni. Tööenergia võib-olla tugevneb või rahaenergia tugevneb. Et siin võib toimuda sellist rahalist selginemist. Head võimalused võivad sinuni tulla. Edu tuleb läbi selle järjepidevuse või järjekindluse tunnustustöö eest näiteks võib siit tulla sinuni. Aga pea meeles ka seda, et ära tee kõik kohustusest. Müntide 9 on see energia ka, kus ta naudib oma küllust, kus ta naudib oma raha, kus ta naudib oma teenitud. Ta võtab aja maha, vaatab natuke ringi, võtab võib-olla pokaali, sa ei pea seda pokaali, võid limonaadi ka võtta lihtsalt, ei pea olema alkohol, või võtad pokaali vett või lähed lihtsalt loodusesse, naudid, mõtiskled selle üle, et ma olen jõudnud selleni, ma olen võimekas, kõik on tulnud see läbi järjekindluse ja pühendumise, mitte läbi kohustuste ja raske töö. Et anna endale seda, et müntide 9 tahab näidata sulle, et kergus, vabadus, nauding ka sellest, mida sa oled teinud. Samuti, kui me vaatame armastuse aspektist seda, siis müntide 9, siis ta räägib eneseväärtusest enne armastusest. Mitte leppimine vähemaga. See ei tähenda, et sa saadad kõik pikalt ja kuu peale, kes sinu vaate välja tulevad või energia välja tulevad, vaid või võtad vastu kõik need, sest et sa ei tea iial, kas sul midagi paremat tuleb või kas üldse midagi tuleb. Et oleneb, kus kohas sa, kus nurgast sa vaatad seda. Ehk siis mitte leppima vähesemaga. Aga jälle järjekordselt see ei tähenda seda, et ükskõik kes sulle vaate välja tuleb või energia välja tuleb, ei pea sa pikalt saatma ega teda analüüsima ja põhjalikult siitpoolt, sealtpoolt vaatlema, vaid energeetiliselt sa tajub. Annad kõigepealt võimaluse vaadata siit-sealt kõik emotsioonid, tunded, vastupanu klammerdumised, mis tekivad suhete tasandil, siis sa vabastad selle ära. Ja sellest tekib sul selgus, milline partner sinu jaoks on, mida sa tahad suhetes kogeda. Ei vähenda ennast, ei püüa kellegile meeldida. Ei püüa ennast madaldada seetõttu, et saada kuskilt sealt väljapoolt armastust, vaid sa oled armastavas suhtes iseseisev, see tähendab seda, et sa annad vabadust ka teisele ja iseendale. Ja sa valid armastuse seetõttu, et see on valik ja see on jagamine, mitte et ma sõltun nüüd sellest teisest või see teine sõltub nüüd minust,
et see on lihtsalt vabadus koos olla või valik koos olla vabadust. See on küps suhe. Ja kui sa oled suhtes, oluline on tasakaal suhtes, mitte kogu aeg anda ja päästa. Kui oled jällegi vallaline, see kaart tõmbab ligi kvaliteetsemaid inimesi. Ja sa ise ka nagu justkui väärtustad ennast kõrgemalt, mis ei ole üleolek. Kahekümne 26 inimesed peidavad ka tihti oma väsimust. Et see tähendab seda, et sa ei pea kogu aeg tugev olema. Ja see müntide 9 näitabki, luba endal puhata, nautida, võtta aega iseendale, tunda uhkust selle üle või mitte nüüd otseselt uhkust, vaid tunda rõõmu sellest, kuhu sa oled jõudnud. Nautida seda, sest uhkuses on ka omajagu seda energiat sees, et ma olen nagu kuidagi teistest üleolev, olen uhke selle üle, et energeetiliselt kuulake neid sõnu, kuidas nad kõlavad, et vaid tunda rõõmu selle üle ja nautida seda, kuhu sa oled jõudnud, mida sa oled saavutanud. Ja täpselt samamoodi see eneseväärtustamine ei tule läbi sellisest push imise või surumise või läbi mingisuguste piiride seadmise või rahalise stabiilsuse või mida iganes. Need kõik tulevad läbi selle rahuseisundi ja vabastamise. Iseeneslikult sa hakkad teadma, sa hakkad tajuma, sa hakkad tundma, sa saad hakata teadvustama, mis on sinu, mis ei ole sinu. See on, sest et kui sa sead kuskile piiri ja energeetiliselt sa seda piiri tegelikult ei kanna, siis sellest piirist astuvad niikuinii kõik üle. Isegi kui sa suusõnaliselt ütled kellelegi, et no vot, siin on piir, sellest piirist sa üle ei astu, siis kui sina energeetiliselt seda piiri endas ei kanna, eks see ei tähenda, et sa pead suruma ja sundima ennast kuidagi seda piiri kehtestama, vaid energeetiliselt sa oledki selles sageduses, siis sellest piirist üle ei astuta. Ja isegi kui astutakse, siis sa ei pane seda tähele, sest see ei võngu sinuga kokku ja see ei oma mingisugust tähtsust, kes kus mida tegi või ütles. Aga kui sa tunned ennast kuidagi puudutatuna sellest ja ikkagist sinu piiridest astutakse üle, siis paraku sa energeetiliselt seda piiri endas ei kanna. Seega on piiride kehtestamine jõuga, suusõnaliselt või mis iganes moel täiesti mõttetu tegevus. Nii nagu seda hästi palju meedias kajastatakse, see ei pea paika. Sa pead võnkuma energeetiliselt seda piiri. Ja täpselt samamoodi eneseväärtustamine ja see küpsus ja väärikus ja piirid, kõik need tulevad energeetiliselt sinu seest välja ja sa nagu justkui peegeldad või mitte ei peegelda, vaid nagu justkui kiirgad seda endast välja. Ja inimesed väljapoolt nagu tajuvad ja tunnevad ja selle kiirguse põhjal siis sa lood endale sellise maailma, kus tõesti inimesed väärtustavad sind, hindavad sind täpselt samamoodi nagu sina ennast. Kui inimene seab või kui inimene astub justkui üle sinu piiridest ja see sind trigerdab, siis järelikult su enda sees on midagi paigast ära ja sa ise endaga ei saa kuidagi läbi. Täpselt samamoodi, kui inimene ei väärtusta sind ja sa tunned selles ennast kuidagi halvasti, siis see tähendab, et sa iseennast ei väärtusta ja nii on. Kui sa oled rahutu maailma suhtes, siis see tähendab, et sinu sees on rahutus ja sa ei ole iseendaga rahul. Et kõik, mis toimub sinu sees, see kajastub väljas pool sind siin 3D füüsilises maailmas ja nii lihtne see ongi.
et ma näen, et siin võib-olla tuleks keskenduda iseseisvusele, vastutusele enda elu ja kannatuste eest, tunnete eest. Kui sa näiteks tahad olla õnnelikus suhtes või olla sõltumatu, tuleb sul tähelepanu pöörata tuleb sul võtta vastutus oma elu ja emotsioonide eest. et ja see vastutus tähendab mõistmist, et ainult sina ise vastutad oma sisemaailma eest. Mitte keegi teine ei saa tekitada sinus püsivat turvatunnet ega täita sinu sees olevat tühimikku. kõik, mida sa koged väliselt, peegeldab midagi, mis on juba sinu enda sees olemas. ja see nõuab väga palju ausust iseendaga, isegi kui sul on vastik seda teha alguses, isegi kui su meel tahab mingisuguseid lugusid kokku patrata. kas sina julged endale otsa vaadata, kas sa julged tunnistada oma vigu, hirme ja haavu? sealt saab kõik alguse. ja see rahu tuleb siis, kui sa julged oma tundeid päriselt tunda. sellest sünnib päris stabiilsus, eneseväärtus, selgus, taipamised ja lõpuks ka küpsemine. tegelikult on meis kõik see juba olemas, me lihtsalt peame endale meelde tuletama, millised teadmised, anded ja tugevused on meis peidus. ja see tähendabki seda, et kui sa vabastad endas vanad haavad, allasurutud tunded ja leina, hakkad sa iseendale järjest lähemale jõudma. alles siis hakkad sa ennast tõeliselt kogema. ja see on nii, et tõeline turvatunne ei sünni kunagi väljas. see sünnib tegelikult suhtes iseendaga. ja mitte, et keegi teine ei saa täita sinu sees olevat tühimikku. ja see peab olema väga oluline arusaam. sest väga paljud inimesed otsivad kinnitust, armastust, väärtust, rahu just nimelt sealt väljapoolt. kuigi tegelikult hakkab kõik pihta sisemisest ühendusest iseendaga. ja kas sa julged otsa vaadata endale? sest tõeline ärkamine või taipamine, arusaamine ja edasiliikumine oma elus hakkab hetkest, kui inimene lõpetab põgenemise, lõpetab enda eest peitmise, julgeb tunda, julgeb vastutada oma sisemaailma eest. ja sealt hakkab kõik. sest kõik, mida sa koged väliselt, on juba sinu enda sees olemas. ja täpselt samamoodi numeroloogias ja spirituaalsuse vaatepunktist on tegelikult kõik suhted ja sagedus seal väljapool ehk sinust väljapool peegel. sest et need inimesed aktiveerivad meis neid haavu, aga ka meie tugevusi, andeid, armastuse võimet. ja sealt algabki päris töö. mitte teiste muutmine, vaid iseenda mõistmine. et oluline on tähelepanu pöörata just sellele, et lubaksid tunda omal tundeid. oluline on endas leina vabastada, vanad haavad ja seda kõike läbi tunnetamise. ja seeläbi liigud sa iseendale lähemale.
ja see on väga küps hingeteekond või siis nagu liikumine hingele lähemale, hingele ja vaimule. Sest et ainult positiivne mõtlemine või ole tugev mentaliteet ei vii sind selleni. Vaid julgus olla aus ka oma valu, hirmude ja haavatavusega viib sind selleni. Mis on tegelikult kõik olemas. Ja müntide 9 räägib ka tegelikult sellest, et väärtust kui sellist, turvalisust, materiaalset turvalist tunnet, turvalisust või väärtust ei otsi see energia sealt väljapoolt, vaid ta hakkab mäletama omaenda väärtust seestpoolt. Ja kui inimene jõuab selleni ehk liigub sissepoole, siis sealt leiab ta rahu, stabiilsuse, selguse, küpsuse ja sisemise vabaduse. Mitte sellepärast, et muutuda täiuslikuks, vaid sest inimene ei jäta enam iseennast maha. Aga minu poolt siit kõik, loodetavasti oli sellest ka abi või põnev ja minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume. Nii, ja liigume number 27. kuupäeva juurde, sündinud inimeste juurde. Ehk siis 27. kuupäeva sündinud inimeste juurde. 27 on nagu väga numeroloogiliselt väga spirituaalne ja tugev sisemise maailmaga number. Selles ühinevad siis 27 ja sellest tuleb ka omakorda juba 9 ja 2 on jällegi väga tundlik, empaatia ja suhted. 7 näitab tarkust, intuitsiooni, sisemaailma ja kokku annab see siis energia numbri 9. Ja see teeb 27 inimese sageli selle vanadeks hingedeks justkui või väga sügavate tunnetega inimeseks. Ja ta on väga nagu selline avardav, teisi inimesi avardav või siis isegi tervendav või energeetiliselt mõjub kuidagi selliselt tervendavalt. Ja ta on selline toetav energia. 27 inimese põhiolemus on intuitiivne, emotsionaalselt sügav, targad ja juba väga varajasest noorusest võib-olla väga empaatilised, loomingulised, spirituaalse huviga. Ja nad tunnevad maailma palju sügavamalt kui väliselt näib. Ja see number 9 mõju ehk siis see vana hinge energia, mis neis on, numeroloogiliselt tähendab siis lõpetamisi, tarkust, kaastunnet, hingelist arengut, universaalset armastust. Ja 27 inimesed tulevad sageli siia ellu justkui kogema lahtilaskmist, tingimusteta armastust, enda väärtuse mõistmist, emotsionaalset küpsust. Ja neil on väga tugev intuitsioon, tunnetavad siis inimeste energiat, näevad läbi valetamisi, tajuvad peidetud emotsioone, saavad sisetunde kaudu vastuseid. Neil võivad olla väga tähenduslikud unenäod, tugevad sellised justkui kokkusattumused. Et tunne nagu elu juhib neid nähtamatu käega või midagi sellist. Armastuses ja suhtes nad ei taha pealiskaudseid suhteid,
külmasid suhteid või külma armastust või sellist emotsionaalset mängimist. Nad otsivad pigem hingelist ühendust, ausust, turvalisust, emotsionaalset lähedust. Aga nad võivad ka anda väga, väga palju, unustades enda vajadused, kipuvad nad teisi päästma ja jäädes siis suhtesse liiga kauaks, lootes siis midagi sealt saada või just nimelt selle lootuse tõttu nad sinna jäävadki liiga kauaks. Ja nende ülesanne justkui siin maal teadvustada, et armastus ei tähenda enda kaotamist. Et number 27 võiksid teadvustada ennast sellest, et või õppida just nimelt neid nii-öelda seda piiri, eneseväärtustamist ja seadma, aga seda tehtakse läbi energeetika, mitte siis läbi mõistuse. Sellest ma olen piiridest ja eneseväärtustamisest, ma olen väga palju rääkinud erinevates videodes ja ladumistes, et siin ma ei hakka pikemalt peatuma, et piiride ja eneseväärtustamine ja piiride seadmine ei tähenda seda, et ma ütlen sulle nii ja nii ja nii. Ja eneseväärtustamine ei tähenda, et ma teen seda nii ja nii ja nii, vaid see peab toimuma energeetiliselt sinu enda sees. Ja peavad õppima ka mitte kandma teiste valu enda sees, ehk siis jällegi sealt tuleb tajuda, kus on piir, kus on nende energia, kus on teise inimese energia, et sina ise ei kannaks enda sees teiste valu. Varjuküljed võivadki sellel numbril olla siis, kui energia läheb tasakaalust välja, võivad nad sulguda, põgeneda üksindusse, idealiseerida inimesi, pettuda sügavalt, tunda, et neid ei mõisteta. Ja mõned võivad isegi väga palju kanda endas tohutut kurbust vaikselt. Töös ja andes on number 27 head loomingulisuses, psühholoogias, tervendamises võib-olla, õpetamises, kirjutamises, vaimses töös, kunstis või muusikas. Neil on sageli anne inimesi inspireerida, aidata, mõista sügavamaid eluteemasid. Aga aitamine jällegi ei tohi olla sellest kohast, et ma tahan kedagi päästa, siis kui sa kedagi hakkad päästma, siis on ka neid päästjaid vaja ja sa ise lood neid päästetavaid juurde ja juurde ja juurde. 27 läbivad sageli suuri sisemisi muutusi, ärkamisi, ka karmalisi suhteid, eks ju. Hingelist või see avardumist, hingelist avanemist läbi valu ja taipamiste. Aga vanusega ka siis või siis nende läbielamistega muutuvad nad jällegi targemaks ja rahulikumaks, nende energia. Ja mida teised inimesed nende juures võib-olla tunnetavad, on see sügavus, rahulikkus, salapärasus, teistsugusus. Et paljud tunnevad nende juuresolekul, võib-olla ta mõistab mind kuidagi rohkem kui teised. Et tal on selline energia juba. 27. kuupäeval sündinud hinge eesmärk ei ole nagu numeroloogiliselt justkui selline nagu tavaline number, vaid tal on väga suur ja tugev hingeareng ja sisemine ärkamise tee. Et see 2 ühendus ja süda, 7 sisemine tarkus ja vaimsus teeb kokku siis 9, mis näitab siis mingisuguseid lõpetamisi või kõrgemat teadlikkust. Ehk siis sinu justkui
teekond siin ongi õppida võib-olla ära armastama teadlikult ilma iseennast kaotamata suhetes või siis inimestega suhtes olles. Ja samuti selline hingeline ärkamine läbi kogemuste. Et kui te läbite tavaliselt neid sügavaid emotsionaalseid kogemusi, suuri muutusi või kaotusi või mingisuguseid ärkamisi, suhteid, mis muudavad teid täielikult, siis kõik see aitab tegelikult avada teie enda südant, saada teadlikumaks endast, mõista elu sügavamalt, kui seda senini on tehtud, või siis mõista elu sügavamat tähendust, ehk siis tegelikult seda, mida ma juba edasi annan, ehk see, kes sa oled, et sa oled vaim, sinu sees on hing, sinu kehaga on seotud väga tugevalt hing. Ja see, mida sa praegu täna siin võib-olla tunned, mõtled, teed, on ainult õpitud mustrid, programmid, uskumused, emotsioonid sinu kehas, mille baasil sa siis nii-öelda tegutsed, toimetad ja lood oma elu. aga sinu ülesanne justkui on avarduda, avada oma süda, saada teadlikumaks, kes sa tegelikult oled, mõista elu sügavamat tähendust, mõista iseennast, kes sa oled, kuidas kõik toimib, mismoodi kõik toimib. Ja seda sa kogedki läbi või see ärkadki läbi selle sügavate emotsioonide kogemuse, suurte muutuste, kaoste, kaotuste, suhete, mis muudavad sinu elu. Et need tulevad sind muutma, seepärast et sa ise teadlikult, ebateadlikult tähendab mitte teadlikult, ebateadlikult lood oma energiaga seda süsteemi või seda elu enda ümber, mis sind saaks raputada ja äratada sind siis ülesse ja avama rohkem oma südant ja saama rohkem teadlikuks ja ärgata iseendasse. Ehk siis hakata mäletama, kes sa tegelikult oled. Ehk siis sa õpid tundma iseennast rohkem, sest et väga paljud inimesed ei tunne iseennast, eks ju. Ehk siis sa liigud, sa pead õppima iseennast tundma läbi sissepoole liikumise, mitte välise otsimise. Ehk sa õpid tundma ennast päriselt, kes te päriselt olete, mida te tegelikult tunnete oma kehas, mis on sinu tõde, kuidas usaldada üldse intuitsiooni. Ja sul on selline energia, mis on justkui teistele inimestele vastuvõetav, ehk sa oskad hästi kuulata, mõista, rahustada, inspireerida, ehk siis aidata teistel ka avarduda, jagada võib-olla seda, mis sinus on, et teisi inspireerida, et teise hing saaks ka ennast ära tunda justkui enda siin kehas ennast. Isegi kui sa ei tööta mingisuguse terapeudina või jumal teab kellena, siis sa mõjutad oma energiaväljaga ikka inimesi sügavalt. Et võib-olla sa võid kogeda, et teised inimesed avanevad sinu ees kiiresti, tunnevad sinu kõrval ennast turvalisena, saavad teie kaudu olulisi taipamisi võib-olla. Nad tunnevad ära midagi sinu energias endas, sest tegelikult me oleme lõppkokkuvõttes oleme kõik üks ja me peegeldame ja me trigerdame ja me äratame üksteist.
aga sinu ülesanne on siin mõista, et sa pead päästma teisi inimesi. Sest et nad võivad 27 hinged siis võivad võtta teiste valu enda sisse, liiga palju vastutust teiste eest, hakata päästma teisi. Aga sa oled siia nagu justkui teadvustama tulnud, et armastus ei tähenda enda ohverdamist. Et oluline on siis õppida osata lahti laskma. Ehk siis lõpetama mingisuguseid tsükleid, sulgema neid, puhastuma, vanadest asjadest vabastama ennast. Vanad identiteedid, vanade identiteetide lagundamine. Sa võid tunda oma elus suhete lõppemisi. Elu sunnib justkui sind muutuma. Ja see ei ole päris kindlasti mingisugune karistus, vaid see on sinu hinge teekond, et sa jõuaksid iseendale lähemale. Et sa ärkaksid iseendasse. Ja päris kindlasti, mida sinu hing tegelikult otsib, ei ole kindlasti see raha, staatus ja väline edu, vaid hing sügaval sisimas tegelikult otsib tähendust, hingelist ühendust, sisemist rahu, tõelist armastust, tunnet, et elu on päris. Ja seda sa saad ainult siis, kui sa ühendad ennast lahti igasugustest arvamustest, egost ja oma emotsionaalsetest laengutest, mustritest, kukutud ära kõike. Ja sa liigud ainult puhtamasse ja puhtamasse armastusse, kes sa tegelikult ise kõik oled. Ja läbi selle armastuse kogemuse hakkad sa kogema ka teisi inimesi enda ümber armastusena ja iseendana. Algul võib see tulla järsult või siis jupiti, mida iganes, aga siis hakkab nagu see tõeline töö ikkagist pihta endaga, sa pead ikka enda energia välja päris korralikult puhastama, et jõuda sinna sellesse armastavasse tundesse, tõelise armastuseni, kes me kõik tegelikult oleme, hingelised olevused. Kõrgem potentsiaal 27 inimesel on näiteks, kes hakkab päriselt ennast siis kuulama või seda teekonda käima, iseenda hingeteed või siis nii-öelda vaimuteed või mis iganes teed, siis kõrgem potentsiaal on temal õpetaja, suunaja, kunstnik, tervendaja, inspireerija, inimene, kes aitab teistel ärgata. Ja tema suurim jõud ei ole kontroll, vaid teadlikkus ja südametarkus. Sa ei tulnud siia selleks, et ainult ellu jääda. Sa tulid mäletama, kes sa tegelikult oled. Ja sinule tuli nädala sõnumikaardiks siis mõõkade 10. Mida siis näitab mõõkade 10, ongi lõpetamine. Vanast vabaks saamist, vaimset ärkamist pärast valu, tõe nägemist ja üleüldse mingisugust suuremat tsükli lõppu. Ja see on number 27 energiale väga hingeline kaart tegelikkuses. Ja selle nädala peamine sõnum või energia ongi see, et midagi sinu sees ei taha enam vanamoodi edasi minna. See võib olla mingisugune mõtteviis, suhe, emotsionaalne koorem, võib ka olla mingit laadi enesehülgamine, pidev ühendumine, pühendumine. Või teistele siis ka vana identiteet, mida sa endaga kogu aeg kaasas kannad.
ja siin ongi oluline tähelepanu pöörata, ära hoia kinni sellest, mis on juba läbi, mis on juba läinud. 27 inimesed tunnetavad tegelikult sügavalt. Ja seda tunnetust tuleb kasutada enda sees ära, enda hüvanguks, mitte jääda lootma, et äkki siiski või kinni hoidma minevikust, proovida parandada midagi, mis enam ei tööta. mis sinu elus on juba lõppenud, tahab ära minna. et see on vaja läbi tunnetada, läbi kogeda, läbi tunda ja siis lasta seal minna. kui sa tunned ennast ülekoormatuna, ehk siis sinu närvisüsteem on kuidagimoodi ülekoormatud, liigsest mõtlemisest, emotsionaalsest raskusest, sisemisest valust või midagi, mida oled kaua enda sees kandnud, siis sa ei pea seda tegelikult kandma, sa saad selle lahti lasta ja vabastada. Sest kui sa kannad seda valu endaga, siis see tähendab ainult ühte. Sa ise hoiad sellest kinni ja kui sa ütled, et ei, ma ei taha sellest kinni hoida, et ma ei hoia sellest kinni, siis sa tegelikult hoiad sellest kinni. Sa lihtsalt ei oska või ei taha sellest lahti lasta. Noh, ei taha ka ilmselt, aga sa ei oska, suuremalt jaolt sa ei oska. Kui sa oskaksid, teaksid ja õpiksid selle ära, siis ilmselt sa eelistaksid seda lahti lasta. Aga kuna meid on nii tagurpidi elama õpetatud ja me oleme nii oma mõistusest lähtuv, siis teinekord on tõesti lahti lasta keeruline, sest me ei oska ka seda. Aga mõõkade 10 energia toob tegelikult sinu ellu või tahab siis tuua tegelikult sinu ellu selginemise, maskide langetamise, valusa ja vajaliku taipamise. Ta võib olla valus, sellepärast et me ikkagist samastume selle mõtte ja selle emotsiooni ja selle looga. Aga kui me eraldame selle mõtte, emotsiooni ja loo endaga, eraldame, see on mõte. Siin olen mina, see on emotsioon, siin olen mina, see on lugu, siin olen mina. Siis me ei samasta enam selle loo emotsiooni ega mõttega ennast, vaid me võtame selle lahti, ühendame selle lahti. Ja sealt toimub selginemine ja sealt toimub taipamine. Ja see ei pea olema valus, aga lihtsalt me tunneme seda valu selliselt, sellepärast, et me samastame ennast sellega. Aga kui me laseme sellest lahti ja õpime sellest lahti laskma, siis pärast seda hakkab tulema uus energia. Pärast seda sa saad luua uut energiat, sa saad uut reaalsust luua sinna tühja kohta, kus sa lasid lahti midagi. Sest et kui vana laguneb, siis tekib ruumi, millesse sa saad midagi uut luua. Aga kui vana on alles see energia, siis ei saa kuskilt tulla seda ruumi juurde ja sa elad kogu aeg selles samas olukorras. Isegi kui mingi hetk tunned, et okei, nüüd juba läheb paremaks, isegi kui vanasõna ütleb või mis iganes ütlevad, kuidas öeldakse, aeg parandab kõik haavad, aga ikka ei paranda küll. Aeg justkui, esiteks aega pole olemas, kui me niimoodi võtame, aga tegelikult kui sa ei tunne seda tunnet läbi endas, siis ta nagu justkui mingi aja jooksul nagu kaob ära justkui, aga ta ei kao sinu ta ei kao sinu närvisüsteemist ega kehast kuskile, vaid ta on seal kuskil alles. Ta on nagu justkui natuke uinuvas olekus, aga alateadlikult sa vaatad ikka sinna kuskile, mis on sinu sees. Ja teinekord, kui midagi väljapoolt tuleb, juhtub. Ja see on ka sinu looming, enda looming, mis sealt väljapoolt juhtub. Ja justkui toob see päästik sinus esile selle, siis ta kerkib uuesti pinnale ja nüüd sul on aeg seda uuesti vaadata ja tunda ja vabastada.
ja nii ta käib ja sellega sa tekitad seda vaba ruumi juurde, aga tegelikult alateadlikult on sul alati see ruum täidetud selle vana prahiga, emotsionaalsete lugudega, emotsioonidega, nende programmide ja uskumustega, mille pealt sa kogu aeg töötad ebateadlikult. Ja siis, kui sa vabastad selle, siis tekibki sealt uus ruum juurde, kuhu sa saad midagi uut hakata looma juurde. See ei ole ülekirjutamine, see on vabastamine ja siis uue loomine, uue kirjutamine, uue reaalsuse kujutamine. Ja sa ei pea enam kannatama, päästma või vaikset valu enda sees kandma, vaid oluline on õppida sul olla iseenda suhtes pehme, iseenda vastu pehme olemine ja tunda neid tundeid kõiki. Kui me vaatame armastust, siis kui suhtes on alla surutud pingeid, rääkimata valu, emotsionaalset kaugenemist või kaugust, siis see võib kõik sul nüüd selleks esile tulla või juba on esile tulnud. Aga see ei pruugi kindla peale lõpp olla. See võib olla lihtsalt mingisuguse aususe algus, mingisuguse mustri lõpp tahab toimuda või mingisugune uus teadlikkus tahab tulla. Mõõkade 10 ei ole ainult siis valukaart, vaid ta on tegelikult ego lagunemise ja hinge ärkamise kaart, mis räägib justkui sellest ego surmast ja uuesti sünnist. Ja pärast kõige raskemat hetke tuleb tavaliselt uus vaade, kergus, vabanemine, sisemine tõde. Sellepärast, et selle kaardil on alati horisondil tõuseb päike ja see tähendab, midagi uut on juba sündimas, isegi kui sa seda veel teadlikult ei näe. Ja kui sa nüüd lased lahti sellest klammerdumisest või vastupanust, siis see saabki sündima. Sest et siin ongi see võtmesõna sulle sellest nädalasse. Vabasta, lõpeta vanad tsüklid. Hakka nägema tõde, läbi vabastuse tekib rahu, rahus tekib teadmine, taipamised, rohkem ruumi. Puhasta ennast sellest emotsionaalsest prügist. Ja sa näed, et uus algus hakkab tulema pärast vana lõppu, aga nad tulevad väikese viibega. Ei ole niimoodi, et kui sa vabastad, siis juba homme on midagi uut. Võib ka seda juhtuda, aga üldiselt väikese viibega hakkad looma sa oma uut reaalsust. Ole endaga aus. Sisemine ausus on kõige tähtsam ja olulisem. Sest et meil kõigil tahavad ära kukkuda ja langeda need osad, mis ei ole meie hingega kooskõlas, meie vaimuga kooskõlas. Ja seda mitte selleks, et sind karistada, vaid selleks, et sa saaksid lõpuks päriselt iseendaks. Nii et on aeg lahti lasta lootusest ja kinnihoidmisest, lõpetada proovimine parandada midagi väljapoolt, sest kõik algab seest. See, mida sa näed enda ümber, elab juba sinu sees. See, mida sa praegu koged, on sinu varasema mina looming. Ja see vana mina ei taha enam parandamist, lootmist ega kinnihoidmist. Ta tahab lõpetamist ja vabastamist. Mitte põgenemist, vaid tundmist. Tunne seda valu, mis sinus kerkib. Lase sellel olla. Alles siis saab see lahustuda. Ega pea enam uuesti esile kerkima. Alles siis hakkad sa looma uut reaalsust. Isegi kui meel keerutab veel vanu lugu, õpi ennast sellest lahti ühendama. Vaatle, ära samastu.
sest alles siis saab vana päriselt lahkuda ja tekib ruum, mille saad täita sellega, mida sa päriselt soovid. ja nii on. aga minu poolt kõik. Loodetavasti oli sellest ka abi. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume õige pea.